Kilu seljakotis seab sammud Jaapanisse, maailma ühte kõige moodsamasse riiki, kus tipptasemel tehnoloogia põimub iidsete traditsioonidega. Kuidas aga Eesti talupojamõistusega seal ellu jääda? Seda me proovima lähemegi. Seljakott seljas, kilukarp kotis hüppame pea ees tundmatusse, kus nii mõnigi kogenud reisisel on pidanud alla vanduma. Nagu meil on kombeks saanud, otsime üles siinsed eestlased, põnevad paigad ja erilised tegevused. Anname nippe, kuidas suurlinnas aginas hakkama saada ning reisist viimast võtta. Teekond algab ja lõpeb Tokyos, kuid viib ka Jaapani maakohtadesse, kus avaneb võimalus kogeda seda õiget ja ehedat elu. Seljakott selga, kilukarp kotti ja asume Jaapani poole teele. Eelmisel korral jõudsin unisena ent õnnelikuna Tokyosse, kus algas minu katsumus läbi keeruka rongide rägastiku. Talupoja mõistust kasutades jõudsin lõpuks Disneylandi hotelli ja sain end uueks Tokyo päevaks välja puhata. Hommikul võtsime ette linna 3 kõige instagrammitavamat vaatamisväärsust. Jah, need olid tõesti muljet avaldavad, kuid suurlinnas ei saanud liiga kaua aega raisata, sest meid ootas juba uute seiklustega kõrvalasuv Yokohama. Linn, mis on tuntud oma kvaliteetsete autorehvide, kiirnuudlimuuseumi ja kuulsa kalaturu poolest. Just turule me suundusimegi, sest meie kohalik kontakt Rainer lubas näidata, kuidas samuraide järeltulijad mõõgalaadsete nugadega hiiglaslikke tuunikalu tükeldavad. 何かお探しですか？大丈夫ですか？例えば、テレジンはおそらくライナーだったと思います。あなたはエストニア語を話しますし、私はプライベートなので、ここで会うことになっていたんです。Eesti keel. Kuulen eesti keel korra aastas. Kas on eesti keeles silmast silma kellegiga rääkida? Tere, Rainer. Tere, Eero. Rõõm kätt suruda. Ma proovisin selle masina abil siin täna ka teistega suhelda. Väiksed vimkad viskab aegalt sisse, aga vist saab hakkama. Saab hakkama. Kuidas sina eesti keelega hakkama saad? Tead, kuidagi viisi saan. Yeah. Et ma ütlesin, kord aastas, ainult üks kord aastas saan silmast silma rääkida eesti keel. Ja mul on nii hea meel. Vaat see on siis, kui tuleb keegi tuttav, tuleb keegi mitte tuttav, kellega saab siin tuttavaks, et eestlane tuleb siia ja seda on tõesti harva. Me kohtusime hommikul su hea sõbraga, kes tegi meile jaapanikeelse tuuri siin kalaturul. Aitäh selle eest. Ja ütle... Kas ma võin vastu ka niimoodi kohe? Mis meid ees ootab veel? Nüüd me läheme edasi. Läheme siia samasse kalaturule sööma. Et siin on samas on 2 söögikohad, restoranid, siin kalaturu sees ja lähme vaatame, mis me sealt siia saame. No aga lähme vaatame, kuivõrd Eesti suppi see raamen meenutab. No lähme vaatame. Siin pool kusagil üt. Jah. 先生、最初はスープからでしょうか、それとも麺からでしょうか。最初はまずラーメンをよく見ます。はい。丼の全容をラーメンの湯気を吸い込みながらしみじみ鑑賞してください。 Kui Jaapan 19. sajandil oma sadamad maailmale avas, sai Yokohamast värav uutele maitsetele ja kultuuridele. Üks neist oli Hiina nisunuudel. Lihtne, kuid maailma muutva potentsiaaliga toiduaine. Hiina kokad tõid oma retseptid. Jaapanlased lisasid sojakastet, seapuljongit ja vetikaid. Sündis raamen. Tänase Jaapani rahvustoit. Lisaks raamenile on siin linnas teinegi nuudlitega seotud ajalugu. Siit on pärit meiegi laualt tuntud kiirnuudlid. Kiirnuudlite leiutaja Momofuku Ando hakkas tootma raamenit, mida sai süüa igal ajal ja igas kohas. Lisad vaid kuuma vett. Tema kaubamärk Cup Noodles on maailmas üks populaarsemaid ja siin Yokohamas on isegi kiirnuudlite muuseum, kus 3-eurise pileti eest saad kujundada oma nuudlitopsi, valida maitsed ja näha, kuidas lihtne topsitoit kosmosesse ja igasse maailma nurka jõudis.
Nii, ma räägin siis kiiresti ära, siin on põhimõtteliselt kirjutatud siis selle poe, siin raameni pood, et mida siis nagu pakutakse ja mis on tema siis nii-öelda kontseptsioon. Ja põhimõtteliselt, kui me siin vaatame, see on jaapanikeelne tekst, eks ole, siis siin kirjutatud ülevalt alla, paremalt vasakule, ehk siis vanas õiges jaapani, ütleme siis vana stiilis, ütleme. Ja jaapani keeles on põhimõtteliselt 3 sellist kirjasüsteemi, et on katakana, siin on kirjutatud mission, ehk siis meie missioon on ju. Siis on hiragana, näiteks siin on tsukuritoka, tsukurimastoka. Ja siin on siis, need märgid on kanjimärgid, vanad Hiina märgid, mis on siis nagu jaapani keeles kasutusel juba ja siis kanjimärgid. Ja sellega põhimõtteliselt sellest 3 siis kirjaviisis kirjutatakse siis jaapani keeles kõik laused ja mida me tahetakse siis öelda. Ja siin on kirjutatud siis huvitavad asjad. Esiteks, raameni puhul on põhimõtteliselt 3 komponente, mis on raamenis. On siis supp ehk siis leem, siis on men ehk siis nuudlid ja siis on lihatükid ehk siis chashu jaapani keeles. Siin on kirjutatud, et nad kasutavad seda sealeha, et selle leeme tegemiseks. Põhimõtteliselt leemega on 2 põhilist nagu baasi, mida tehakse, on kas kalabaasil või siis kuidas öeldakse, kondid või koot on ju, et nende baasil tehakse siis. Ja siis men ehk siis nuudid. Nuudite puhul on ka niimoodi, selles poes on nad ise käsitsi teevad seda ja ise valmistavad, nad ei osta kuskilt sisse, et nad teevad see oma retsepti järgi. Et see on siis kõik siin kirjas niimoodi. Ja nüüd lähmegi, vaatame, mida meile pakutakse siin. Õnneks on siin riigis menüül pildid juures, mis teeb selle otsustamise lihtsamaks. Mina valisin 800 jeenise raameni nime, ma ei tea. Tsuka soba. Just. See oli tehtud vähemalt seapuljongiga. Nii, Rainer, mida sina võtad? Mina võtan ühe huvitava asja, mina võtan üldse raamenit. Mina võtan tsukemeni. Tsukemen on üks minu lemmikuid. Ja pärast ma räägin, et mis asi see on ja kuidas seda süüakse. Nii, ja alustame siis sinu sellest raamenist. Raha sisse. 1000 jeeninde, siin on 1000 kirjutatud, tähendab 1000 jeenisest üle ei tohi sisse panna. Ja vajutad sinna. Nii, ja nüüd nüüd tuleb sulle see tsuri, et sa saad tagasi 2 ära, aga tühi on ju, pead vajutama. Tuli. See on nagu imemasin, raha tuleb ise. Ühe kallimaid toit. Nüüd tulevad piletid välja, need anname kööki ja siis tuleb meile toit. Nii, nüüd lähme edasi. Teine käik. Leti ette. Nii. Hello. Korea, shoyu. Ato tsukemen. Kuule, ütleme, et ega siin köögis väga palju ruumi ei ole, et siin peab ikkagi oskuslikult ju toimetama. Meie jaoks on toimetatud siin täna. Oli see nüüd juhus või Raineri oskuslik korraldus, aga igatahes kandis see raameni koht nime Ero. Umbes 15 ruutmeetrisel pinnal tegutses piisikene restoran, millest köök hõivas vaid 1/3. Seal toimetasid 3 usinat kokka, kes olid aastate jooksul oma töötrajektoorid viimseni paika sättinud. Kogu seda organiseeritud kaost oli lausa lust vaadata. Keegi ei saanud keeva veega kaela ega müksanud kogemata kolleegi, kes parasjagu raamenit kaussi sättis. Muidugi muutis nende töö veel keerulisemaks asjaolu, et operaator Lauri oli end sinna kööki 4. pressinud. Need aroomid, mis siit köögist tulevad, on imelised ja vaadates, kui vähe on siin tööpinda, siis on need väga tublid mehed, kes siin köögis toimetavad. Muuseas, palav on siin ka kohutavalt, et siin küll ventilatsioon toimib, aga hoolimata sellest on siin kraade, ma arvan, kuskil 30 või midagi sellist. Aga kogu see raameni loomiseks vajalik puljong, see keedetakse siin samas pottides, et kõik on naturaalne. Sõin viimati raamenit, see oli Eestis ja sellest on aega möödas. Aga samas on võib-olla hea nüüd täna proovida meelde tuletada, kuidas see Eesti raamen maitses ja kõrvutada selle Yokohama maitse raameniga. Head isu. Head isu. Palun sisse juhatada. Kõigepealt alustame, kuidas seda käsitletakse. Kõigepealt mõtleks see pooleks. Näita. Nii, edasi. Rullin. Nii, edasi. Mitme reegli vastu ma eksisin juba? Nii, võtame ilusti kätte. Ülemine liigub. Alumine on paigal.
Ma olen kuidagi lihtsamalt hakkama saanud varasemalt. Super. Muna. See on poe poolt on nüüd tehtud spetsiaalselt meie jaoks sellise munad ilusti, nägu on peal. Naerunäoga munad. Naerunäoga munad. Tsukemen on omaette Jaapani toit. Seda nimetatakse ka uueks selliseks Jaapani raameni söömise viisiks, kus on siis supp on eraldi ja men ehk siis see on eraldi. Ja see tsukemen selle nii-öelda nagu avastas või tõi rahva ette 50. aastatel üks Tokyo raameni restoran. Ja selle omanik mõtles, et mida siin kõike koos teha, et lööks lahku kõik. Et oleks ka tööinimese mõnus ja niimoodi süüa, et võtab selle, näed, süüakse seda niimoodi, võtad selle ja siis paned siia sisse. Nii, ja siis sööd niimoodi. See on väga hea. Kui ma olin veel noor ja selline vaene üliõpilane, siis ma töötasin ühes mööblipoes. Ma viisin mööblit kodudesse, jaapanlaste kodudesse. Ja iga lõuna siis me käisime niimoodi, meil oli niisugune auto, kus oli 3 inimest sees ja me käisime raamenid, me käisime tsukemeni söömas. Ja kui me seal sööme, siis me näeme, kes tal kliendid on. Tavalised tunkedes tööinimesed. Miks? Sellepärast, et nagu ma ütlesin sulle, kui läheb pinsaks lipslane, läheb sinna, paneb selle siia ja luristab seda, sest on kõik eest on kõik täis plekke on ju. Aga luristame, vaatame. Luristame. Kuidas meil läheb? Nii, meie lauakaaslased juba söövad, neile meeldib, nii. Head isu. Väga ajab veel ärritamist. Viie luristusega. Teie võtame kopsud õhku täis. Sa aitad kaasa, sa aitad nendega, pulkadega aitad kaasa. See raamen oli väga maitsev, aga siinkohal ma pean tõdema, et ma lihtsalt ei jaksa seda kõik ära süüa. Hoolimata sellest ma palusin kõige väiksemad portsionid, ma lihtsalt ei jõua seda juua. Ei, ma pean kuidagi vabandama omaniku ees. Kas see on teema? Millise kokale meeldib see, kui toit järgi jäetakse, tema toit. Aga samas me oleme inimesed, kellel on suurem kõht, kellel on väiksem kõht ja kui ei mahu, siis ei mahu. Ja jaapanlased saavad aru. Ütlevad, okei, valge mees, väike söögiisu, mis siis ikka? Täna olgu siis nii. Aga kohalikele nii kergelt andeks ei anta? Ega ei anta, jah. Sest et jaapanlane ikka teab täpselt, kui palju ta sööb, kui palju tema suudab ära süüa ja järgi jätmine, ega üldiselt see ei ole ilus komme. Sa ütlesid, et meil seisab ees veel üks käik ühte Nori poodi. Jah. Ja see pood on eriline mille poolest? See pood on selle poolest eriline. Esiteks, seal tehakse väga head ja kvaliteetset Norit. Saame proovida seda. Ja teiseks see, et selle poe omanik on ühe Jaapani kuulsa meelelahutaja isa. Kas on võimalik, et sa vabandad omaniku ees, et ma lihtsalt valge mees ei jaksanud süüa? Seda sa pead ise tegema. Jah. とても美味しかったです。白人の小さな家は全部は食べられませんでした。ごめんなさい。No problem. Arigato. You have a big stomach. ありがとうございました。ありがとう。Pärast pausi liigume raameni rasvasest leemest vaevatuna kuulsasse kuivatatud vetikalehtede poodi. Õhtul ootab meid ajalooline ja kõrgelt hinnatud Angerja restoran, kus kohalikud kokad valmistavad veel vingerdavatest angerjatest tõelisi hõrgutisi. Ära tuleb süüa nii angerja pea, saba kui ka tukslev süda. Kogu meie Yokohama seikluse pani kokku Eestist pärit Rainer. Mees, kes kasvas üles Paides, kuid tundis juba noorena, et tema süda kuulub Jaapanile.
Ta õppis ära jaapani keele, omandas doktorikraadi Jaapani ülikoolis ning leidis lõpuks oma tõelise kutsumuse toidumaailmas. Mis asjaoludel sina üldse kunagi Jaapanisse sattusid? Mina tulin mitmel põhjusel. Üks põhjus oli muidugi see, et ma olin enne Jaapani kohta õppinud, jaapani keelt Eesti Humanitaarinstituudis. Aga peamine põhjus oli, esimene kord oli see, et ma tulin siia tegema oma uurimistööd. Ja alates 2004, see oli 2001 aastal, nüüd 2004, 21 aastat tagasi, tulin siia juba üliõpilasena. Et lõpetasin magistrantuuri, lõpetasin doktorantuuri Keio ülikoolis, mis on ka siin Tokyos kuulus ülikool. Pärast doktorantuuri mõtlesin, et tead, peaga peab tööd oskama teha, aga kätega peab veel rohkem oskama teha. Ja niimoodi ma läksin kutsekooli. Läksin siin kutsekooli ja õppisin kondiitriks. Tänaseks oled sa elanud Jaapanis 2001 tulin, korraks olin aasta ja ütleme järjest kuskil 23 aastat. 4 aasta pärast ma olen oma elus olnud täpselt keskohas. 28 aastat Eestis, 28 aastat Jaapanis. Ma enam ei tea, kumba olen. Rainer, meie selja taga on üks kauplus. Sa ütlesid, et me peame seda tingimata külastama. Mille poolest see kauplus erineb? See pood teeb norit. Nori on vetikas, mis kuivatatakse ära, sest tekivad sellised kuivad liistud ja neid süüakse siis näiteks, kui need keeratakse ümber nende riisipallide. Aga miks me siia tulime? Neid pood on palju, kes norit teevad. Asi on selles, et selle poe omanik on ühe Jaapani väga kuulsa, kuidas ma ütlen selle Jaapanis on Keino siin, see on nagu mingisugune näitleja või ütleme selline naljamees või ütleme sellise inimese isa, kes siin seda teeb. Selle mehe isa. Just! Selleks, et oleks teada, kellega tegu, kuidas tema nimi on? Tegava Tetsuro. Aha. Nii et kui kuulete kusagil Jaapanis tema kontserti või etendust tulevad, siis tasub selle piletit kindlasti ära osta. Ja, tasub siia tulla. Ostasid nori, mida me kohe vaatame, mis asi on nori. See ei ole mitte lihtne pood, see on ikkagi pood, millel on üsna mitu tahku. Nimelt üheks tõmbenumbriks on kindlasti see kuulus meelelahutaja. Teine aga noori, mida selle meelelahutaja isa siin poes müüb. Ütleme nii, et ma ei tea, kes see mees on, aga seda särki ma tahan omale. Kas Eestis ka süüakse? Süüaks ikka, jah. Ja on vist eraldi ka nori mingid krõpsud ja ma arvan, et süüakse ka... Nori, nad ikka krakkami tahe. Aru. Ja kui ma nüüd ei eksi selliste õigete väljendustega, sushi ümber käib ju ka. Käib. Mis on neil vahet, neil noridel siin? Nori mo 本当に取れた時期産地によって種類がメニューにいっぱいあります。ただ本当にこの海苔っていうものは昔からある日本古来の食べ物であって、今結構海外でもおにぎりですとか。Mulle meenutab see sigaripoodi, vaat kus õigel temperatuuril ja niiskusastmel. Ongi, see on kuivatatud kaup. Ja peab olema õige see, jah, et ei muutuks selliseks lägaseks, nätskeks. Dozo, mesiate mitteください. Arigato. Hai, dozo, mesiate mitteください. Arigato, itadakimasu. Mis arvad? On see sama, mis Eestis? Vaat niimoodi me ei oska sulle küll öelda. Aga ma arvan, et eks ta sinna kanti läheb. Ega meil Eestis ise ei tehta. Muidugi ma ei tea, kas Eestis on Jaapani oma või ei ole. Aga see on hea. Ikka hea, kas ma ütlen? Seda pannakse riisi, seda võib supi sisse panna. Et iga, ütleme, variante on palju. Sööge poisid, sööge. On maitse küll. Vaata ei ole ka interpretatsioonist maitse. Mis asja on? See on küll. Väga hea. Värske maitse. Päris palju siis seda, kus ma
お時間を割いてお迎えしていただきありがとうございました。はいとても美味しかったです。はい。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。mis muud, kui asume ka teele. Nüüd ma tahan selle ostu anda kingituseks kaasa teile Eestisse. Te saate nii proovida Eestis, mis on Eesti nori ja mis on Jaapani nori. Muidugi, teeme selle väikse testi ära. Päris Jaapan ikkagi seljakotis. Ja. Mis edasi? Järgmine üllatus, mis see on? Ai, mulle meeldib. Sa oled krutskeid täis, see mulle meeldib ja üllatused muidugi meeldivad. Kellele ei meeldi? Kellele ei meeldi? Kaugel võõral maal. Kui sa nüüd võrdled eestlasi, jaapanlasi, millised ühisosad meil, eestlastel, jaapanlastega on? Hetkel ma saan sult veel seda küsida. Jaa, päris raske küsimus on see. Et natukene kinnisus kindlasti on me olemas, on ju. Me ei ole kumbki niimoodi, et me läheme hakkame kohe esimese inimest kaisutama. Seda kindlasti ei ole, ei jaapanlased, ei ole eestlased. Aga eestlased on natukene liiga kinnised, mis puudutab inimsuhted, ma tean. Jaapanlastega sa saad need panna nii-öelda avama. Eestlastega saab seda võib-olla tõesti kuskil väikses ringis seltskonnas kuskil baaris võib-olla, aga jah, on kindlasti ühisosa ka, päris palju on, aga samas ikka täiesti erineda. Enne kui Rainer viis meid Yokohama tuuri kõige eksklusiivsemale üritusele, saime kutse ühte kohaliku kaubanduskeskusesse, kus tema sõbrad Otto ja Morimoto olid üles seadnud Jaapani talutoiduleti. Seal pakuti värsket ja tervislikku kraami otse väikesest külast, kus Rainer ise on korduvalt käinud. Projekti eesmärk oli üllas ja samas lihtne. Tuua linnarahvani värske maaelu maitse ning anda neile võimalus käia ise koha peal kätt proovimas. Olgu see siis mesinikuametis või riisi istutades. Kuna meiegi olime just teel maa kohta, pakkus see ettevõtmine meile eriti huvi. Tegemist on ühe küla toodetega. Külainimesed on see kõik see tootnud ja toonud otse oma külast siia linna inimestele, et nad saaksid värske toodangut. See on täna hommikul võetud see juurvili siin. Ja selle projekti eesmärk ongi ühendada selle külainimesed ja Yokohama linnainimesed kokku, et linnainimesed näeksid, et see toode, mis sa siin ostavad poest, see ei ole lihtsalt riiuli pealt tulnud toode. See on selle samast hommikul külavõllu pealt toodud toode. On see populaarne? See on populaarne ja aina rohkem ja rohkem linnainimesed just tulevadki välja. Ja et koos peredega just, eks ole. Ja siis ja lõppkokkuvõttes, mis on veel selle lõppresultaat, on see, et paljud linnainimesed kolivadki maale lõpuks. Noored inimesed muideks lähevad maale ja hakkavadki teed näiteks seal kasvatama. Jaapanis leitud turundusnõkse. Ei ole mõtet digi peale aega raisata. Kui sa tahad midagi öelda, joonista värviliste villikatega paberi peale ja pane see soovitud toote juurde. Suures kaubanduskeskuses toodete reklaamimine, eriti riigis, kus kõik tooted on värvilised ja igalt poolt kostab erinevaid helisid, nõuab tõelist leidlikkust. Otto, kes oli varem Yokohama õlletehase juht, teadis täpselt, kuidas rahva tähelepanu talutoiduletile tõmmata. Kohale oli toodud trompetimängija, kes esitas mitu lugu, mida lasti kaubanduskeskuse siseraadio kõlaritest. Peab tunnistama, et minu puhul see trikk töötas. Milline imeline lõpp. Suurepärane esitlus. Nii, aga tundub, et tänaseks on selles letis live esinemised läbi ja on aeg suunduda edasi. Me ei saa veel siit poest minema, sest et selgus, et pood soovib ka kogu meie seltskonnaga ühist fotot pildistada. Nad nimelt pidid andma mingi kingituse ja siis koos selle kingitusega me kõik saamegi poseerida. Need rasked kuulsuse koorma hetked või? On. On. Tee pildi ära.
sa tead, et sa said nüüd posteri peale? Selle supermarketi posteri peale. Ei teadnud. Kas teate, kui lihtne on Jaapanis lihtsalt sattuda postri peale? Mina ka ei teadnud, et see nii lihtne on. Vot nüüd tead. Nii et jälgige reklaami ja ostke neid tooteid. Kui Eestist ei saa, siis tulge Jaapanisse. Ai? Arigato gozaimasu. See on kõik kingituseks. See on see poos ka veel. Olgu. Arigato. Nii. Lähme nüüd sööma. Pärast pausi võtame suuna Yokohama ilmselt kõige vanemasse restorani, mille firmaroaks on angerjas igas võimalikus vormis. Restorani peakokk ei pea paljuks tuua kogu tooraine meie silme ette lauale. Lihtsalt selleks, et tõestada endistele idabloki turistidele, et toit tehakse ikka päris angerjast, mitte sellisest, mis on vanadusse surnud. Liikusime kiirel sammul õhtu kõige põnevama sündmuse poole. Meid ootas eksklusiivne Angerja restoran, kus meie auks oli reserveeritud eraldi ruum. Me oleme Euforial jälle. Rainer, miks me niimoodi kiirustame? Sellepärast, et kella 6 peame kohal olema. Meil on 13 minutit aega. Ja. Kas me jäime magama kodus? Magasime sisse selle õige tulemise aja, ja? 1 minut jäime hiljaks. Kas nad andestavad meile selle? Ma ei usu. Ei usu. Pagan, siis ma saan aru, miks me nii kiirelt sammul peame minema. Laupäevane tipptund on praegu või? Praegult on laupäevane õhtusöögi aeg. Kõik tulevad välja ikkagi kodust, jah? Peredega välja, tahavad kangesti kuhu sööma minna ja muidu lõbutseda enne, kui õhtul kodu minna. Sest homme on pühapäev ja siis algab töönädal jälle peale. Nii, me oleme jõudnud... Jõudsime nüüd õhtusöögi kohta. Nüüd naudime, vaat see on... otsa, konumise va mu kekko furuindis. Sure 86 aastat on see tegutsenud siin. Selles samas majas? Selles samas kohas. Järjepidevalt. See koht, kus tuleb jalanud ära võtta. Ja soovitavalt võiks sokid jalas olla, eks? Jah. Mul on sokid kaasas veel. Pikad sokid ka. Ütleme nii, et ei ole temaatilisemaid sokke kui need sokid tänase päeva puhul. No sellest maja ajaloost annab märku ja vanusest annab märku juba see, milline see maja välja näeb. Siin on ausad, vanad puidust seinad, põrandad, trepp. See aroom, mis siin ruumide sees on, see on mõnus hõng, mida seal moodsas hotellis näiteks ei kohta naljalt. Ja eks sellest vanusest räägivad ka siin võib-olla joogid. Siin olla isegi 60-ndatest pärit viskit. Aga tule edasi. Ja see on koht siis, kuhu tuuakse oma parimad sõbrad, perekond, töökaaslased, eriti tähtsatel juhtudel. Kindlasti mitte koht, kuhu iga õhtu tulla pärast tööpäeva. No kui te satute Yokohamasse, siis selle restorani nime me paneme teile kirja. Bairin. Kas ma võin su kõrval istuda, et ma saaksin aru ja osa sellest, mis siin nüüd toimuma hakkab? Kas siin on ka mingid teatud rituaalid, mis siin toidu serveerimist läbi tehakse? Ei ole. Põhimõtteliselt me oleme siin, toolid tõenäoliselt arvati, et kuna me oleme välismaalased ja valged, siis ei hakata meile põrandale lauda tegema, sest tavaliselt ikkagi traditsioonilises Jaapani restoranis istutakse ikkagi tatami peal. Restorani köök asus esimesel korrusel, kus tegutses vaid 2 kokka, nõudepesija ja ettekandja. Esmapilgul tundus see vähevõitu, kuid jaapanlaste usinus, milles võib eestlastega paralleeli tõmmata, teeb ära mitme inimese töö. Kaua ei pidanud me ootama. Peakoka endaga jõudis kohale ka värske angerja saak. See on selle šef siin, selle restorani šef.
Ahah, me vaatame selle kala enne üle, ma saan aru. Valime välja siin. こちらですね、お一人半身を白焼きにしてお出しして、一本はうな重で最後お出しいたしますので、はい。大地石さんです。すごいですね。Mis siin nüüd just juhtus? Juhtus see, et peakokk tuli isiklikult kohale ja näitas meile kui klientidele, mida nüüd tema hakkab meile serveerima. Ja nii, et see tooraine oleks meile kõigile selge ja nähtav. See ei ole mitte niisama kuskilt suvaliselt turult ostetud, vaid see on pärit Aichi prefektuurist, Nagoyast. See on tõesti parimatest parim. Kas nüüd võib öelda, et head isu? Jah. Itadakimasu. 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 Väga hästi maitsen. Ja ma ei ole kunagi nii väikest kalmaari ka söönud. Eelroa nautimise ajal askeldas ettekandja juba järgmise hõrgutise kallal, mis koosnes vaid 2 lihtsast komponendist. Ja, see on elusast angerjast võetud süda. Süda on välja võetud seal ja see veel liigutab ennast. See on nagu sellise inertsist. Oskad sa selle traditsiooni kohta ka midagi? Miks? Et see on ka, seda kasutatakse ka selliseks nagu ravimi nagu otstarbel ka. Angersüda. Ja süüakse seda niimoodi, et siin on nüüd sake ehk siis alkohol ja see tuleb nüüd kõik korraga klaksaki koha alla neelata ja ole mõttes, et hakata siin mäluma. Anger ja süda sakega. Jah, anger ja süda sakega. Ja seda angerjat me täna veel sööme. Sööme. Bye. Asi vaan. Ma ei hakka näitama, aga läinud ta on. Sinu südamismaailm. Päikse puhul. Oota! No, Lauri, nüüd on sinu kord võtta kätte see pits, mille sees on anger ja süda ja pisut saket. Ei tuksud. Rõmps. See on üks suuremat sorti vitamiin, mis ei lähe alla kõrvust. Oh, aitäh. Aitäh. No võt, need wasabi portsjonid, mis meie ette toodi, nende valmimislugu oli üsna põnev. Nimelt kokk tuli söögisaali, kaasas oli tal kandiku peal raigala nahk ning wasabi juur ning ta hõõrus seda wasabi juurt selle raigala naha peal. Wasabi, kuidas ma ütlen, püree tuli sealt kenasti välja ja jagas ta selle portsjoniteks ja serveeris meile. Värske on sellise väikse koguse puhul, mille mina praegu suhu panin, see ei ole ka väga terav, aga ma tunnen seda teravuse alget selles massis, nii et ma arvan, et on meie tänasele õhtusöögile meeldiv lisand. Kui sageli sina wasabit sööd? Just suhteliselt ainult siis, kui sushi restoranis käin. Kodus ei kasuta. Jaapanis on angerjal või unagil, nagu kohalikud ütlevad, eriline koht rahvusköögis. Seda on siin söödud juba sajandeid, eriti suvekuumuses, kui usutakse, et rasvane ja toitev angerjas annab kehale jõudu ja aitab väsimuse vastu. Isegi oma päev on sellele kalale pühendatud. Doyo no ushi no hi, mil üle kogu Jaapani kogunevad inimesed grillangerjat nautima. Magus soolase glasuuriga üle tõmmatud ja süte kohal küpsetatud unagi pidi olema tõeline energiaallikas. Me sööme angerja pead, igal ühel siis oma angerja pea. Panin siia peale salapärast pulbrit, mis annab sellele angerjale natuke särtsu juurde ja ega ma ei oska muud öelda, kui head isu proovime.
maitse on meeldiv. Ma ütleks. Aga ma loodan, et see ülejäänud kala on natuke pehmem. Ei sisalda neid krõmpsuvaid elemente. Lisaks angerjale sain maitsta hiiglaslikku austrit, mis oli meie soovil igaks juhuks läbi küpsetatud, et vältida ootamatuid üllatusi. Kui arvasime, et nüüd on aeg magustoiduks, toodi lauale hoopis laegas küpsetatud angerjaga. Selleks hetkeks oli kõht juba ääreni täis, kuid viisakus enne kõike. Surusime sisse nii palju toitu, kui vähegi võimalik. Mitu käiku me täna õhtul ära sõime? Oi, kes seda enam mäletab? Ühest angerjast sai vähemalt 5 või 6 erinevat käiku ja ülimalt maitsev. Hea teenindus, hea toit, hea seltskond ja aeg kulub linnulennul 2 tundi läinud nagu niuhti. Nagu niuhti. Aga selle mõnusa meeldiva õhtusöögiga ma tänan kõigepealt, tänan kõiki meie külalisi. Me jätamegi Yokohamaga selleks korraks jumalaga, et homme juba pakkida asjad ja võtta suund maale, metsa, mägedesse. Ma tean, sa tahaksid kaas tulla, aga kahjuks sel korral pead sa jääma Margi toimetuste juurde. Midagi pole parata, aga suur tänu teile. Väga meeldiv oli koos aega veeta see tänane päev. Loodetavasti kunagi jälle. Suur tänu. Täname. Ja kas muud, kuidas siin öeldakse õhtusöögi lõpus? Öeldakse arigato gozaimashita. Kotsis soossamadesta. Ütle, räägi veel, sa räägid nii ilusti. Ja mina kummardan. Morimatsan. Antoni, arigato gozaimashita. Tanoshikatta desu. Tere koso, tanoshikatta desu. Päev ja uued seiklused. Täna on plaan Yokohama selja taha jätta ja suunduda lõpuks maale. Aga selleks tuleb meil läbida väga palju kilomeetreid kiirrongiga, kuhu me praegu siin metrooga teel olemegi. Järgmisse jaama, sealt istume ümber, varume toiduvarud ja võtame suuna Shikokule. Kalaturul käik oli silmi avav, maitsed olid organismile laastavalt mõjuvad, aga see andis ennast päeva teisest poolest tunda. Seega, ma ei tea, Jaapani kalaturult värsket kala maitsta hommikul vara võib-olla ei olnud kõige parem plaan. Seevastu õhtune restoranis käik, anger ja pea ja süda ja ülejäänud lihamass maitses hästi, aga taaskord võib-olla sellise happu kapsa, kartuli ja rohelise salatiga harjunud inimese jaoks oli see natukene silmi avav kogemus, millele järgnes kergelt unetu öö. Aga maitse oli hea ja kus siis veel, kui mitte Jaapanis, kodus ma seda anger ja südant kindlasti erineva kangema kraamiga tarbima ei hakka. Võib-olla ei peaks üldse seda selliseid toosteid tarbima. Kui metroo ja monoreili pileteid või osta igalt poolt igal ajal ja on kindel, et sa saad koha nendele liikumisvahenditele, siis Shinkanseni piletid tuleks eelnevalt internetist ära osta. Sest siis on kindel, et saate istekoha ja et jõuate soovitud ajal soovitud kohta. Rongist räägime pisut lähemalt, aga üks oluline asi on veel Shinkanseniga reisides. Sinna tuleb kaasa võtta oma toit. Oi, mida kõike Shinkansenist toodetud ei ole, näete, siin on hunnik kleebiseid, saate oma rongiraja kokku panna ja vajalikud valgusfoorid ja kõik olulised asjad on siin kleebisena olemas. Siis on magnet. Ei ole, see on mingi mäng. Just. Siin saad kenasti mängida mängu, millist teekonda Shinkansen läbib. No nii. Siis on hambaharjad,
lusikas, kahvel ja muidugi kõige põnevam leid. Kuidas teha oskamatule selgeks söögipulkade kasutamine. Vajalikud näpuaugud on olemas. See on küll vist mõeldud lastele, aga ma arvan, et eks me kõik siin Jaapani riigis oleme natukene lapsed. Väga palju on õppimist ja arusaamist ja sellised pulgad ilmselt on abiks. Nii, mis veel? Ilusad söögipulgad. Ja muidugi väiksed rongimudelid ka. Sedasi nad vuravad 300 kilomeetrit tunnis punktist A punkti Shikoku. Et nutikad on pannud selle kõik ennasti raha teenima. Järgmises episoodis suundume päris maale. Paika, kus on vaid väike linn, paar poodi ja meeletult metsikut loodust, mis esmapilgul meenutab Austriat. Tossa nimelises väikelinnas ootab meid kohalik eestlane, kes on end seal mõnusalt sisse seadnud ja oskab ilmselt ka meile õiged suunad kätte näidata.